Tere armsad inimesed, tervitus kõikidele osalistele ja mina olen Veiko Lutsu ja mul on kokkupuude siukse imelise tootega koralliklubist nagu on Immunity Pack ja seda ma teile ka tutvustan. Panen siia väikse slideshow. Üks hetk. Nii. Jagame ekraani. Nii. Ja siis Immunity Pack koralliklubilt ehk siis immuunsuse tugevdamiseks, mis saab olla paremat. Ja kas immuunsus siis sõltub meist või meie temast? Immuunsuse jõud sõltub siis paljustki elustiilist, nagu me näeme. Ja mõnel inimesel on tugevam immuunsus ja mõnel on siis nõrgem immuunsus. Ja kuidas siis sellest aru saada, et kui on nõrgem immuunsus, siis on inimestel sagedamini ägedad respiratoorsed viirushaigused või siis haigused kulgevad tüsistustega ja haigused alluvad ravile kehvemini. Inimesed, kellel on siis tugevam immuunsus, on ägedad respiratoorsed haigused, viirushaigused mitte rohkem kui 1–2 korda aastas. Ja tavaliselt on paranemine kiire ja tüsistuste puudumine. Nii. Faktorid, mis siis nõrgendavad immuunsust meil. Kõik me loomulikult teame, et kahjulikud harjumused, mis on täitsa selline sektor, mille võib kohe kõrvale jätta, igaüks tegeleb oma kahjulike harjumuste mahajätmisega. Muidugi tasakaalustamata toitumine. Väga suur mõjufaktor immuunsuse langemisel on stress loomulikult. Ja vähene uni siis. Muidugi tuuakse ka ära sellised asjad nagu igaealised erisused, et immuunsus on eakamatel siis natuke nõrgem kui on noorematel, kuid see ei ole tegelikult reegel. Tänapäev on tõestanud vastupidist. Loomulikult vigastused ja traumad, võib-olla siis ka mingid kroonilised haigused, mis on inimesel aastast aastasse kaasa käivad ja siis ka kõiksugused mingite ainete talumatused või allergiad. Nii, kuidas siis aru saada, et kaitse on nõrk? Loomulikult võib tunnetada selles, et on suurenenud väsimus, ajameelsus, ärrituvus ja närvilisus, siis naha ja limaskestade halb seisund, häired seedetrakti töös, krooniliste haiguste ägenemine, sagedad haigestumised. Need on kõik siis kehvakese immuunsuse märgid. Mis on siis immuunsus üldse? Et immuunsus ladina keelest immunitas, vabastamine ehk vabanemine. Organismi võime tuvastada tulnukas ja kaitsta ennast. Siis viiruste vastu, bakterite vastu, algorganismide vastu ja mikroskoopiliste seente vastu. Nii, immuunsus, see on siis kaitse nii väljast kui seest. Immuunsusjõud on siis suunatud mitte ainult võitluseks väljast tulevate tulnukagentidega, vaid ka enda rakkude ja molekulidega, kui nad on vigastatud, geneetiliselt muutunud või vananenud. Nii, ja immuunne kaitse, kuidas see töötab siis? Et kõige pea on siis luuüdi ja tüümus. Siin sünnivad kõik immuunsüsteemi rakud ja toimub nende kõige tähtsamate T ja B lümfotsüütide koolitus. Abilised siis selleks on meil nahk, peamine barjäär organismi ja väliskeskkonna vahel. Siis muidugi mandlid, lümfisõlmed, lümfikoed, põrn ja pimesool, koolitatud immuunrakkude asukoht. Immuunsüsteemi rakkude transporti mööda organismi tagavad veri ja lümf. Väga selge. Nii.
Immuunsuse hierarhia, mitte spetsiifiline ehk kaasasündinud. Sõduriteks on siis nahk, limaskestad, fermendid, maomahl on peamisteks barjäärideks mehaaniliseks, bioloogiliseks ja keemiliseks. Immuunrakud, fagotsüüdid. Koosnevad siis makrofaagid on seal monotsüüdid, neutrofiilid, dendriitilised rakud, nuumrakud. Esimestena asuvad võitlema, püüdes kinni ja seedides ära tulnuka agente, siis fagotsüüdid ehk mõõduga 0,1 mikromillimeetrit. Nii, ja teine immuunsuse liik on siis spetsiifiline ehk omandatud. Ja sõduriteks on siis D ja B lümfotsüüdid, sest nad suudavad tuvastada ja jätavad meelde tulnukagente ja tagavad intensiivse sihitud vastuse. Nii. Immuunsüsteemil on alati tööd. Ruumis olevas ühes kuupmeetris õhus võib sisalduda 1500 kuni 7000 ja või isegi rohkem mikroorganismi, sõltuvalt siis aastaajast. Ja seetõttu ongi sügisene aeg ja kevadine aeg on rohkem neid kui siis suvel või talvel. Nii. Kohandage kaitsemehhanismi. Väljas saame siis kohandada seda, kuidas. Tervisliku unega, et oleme hästi välja puhanud. Füüsilise aktiivsusega loomulikult. Loobumine siis kahjulikest harjumustest, nagu ma ütlesin. Ja seestpoolt loomulikult tasakaalustatud toitumine. Ja mis on siis toetatud omakorda veel nutrientidega ehk toitainetega, sest tänapäeva tavalises toidus on paraku vajaka nii vitamiine kui mineraale ja seetõttu peame neid juurde ikka aeg-ajalt võtma. Loomulikult väljaspoolt krooniliste haiguste eemaldamine, et kui ongi mingeid kroonilisi haigusi inimestel, siis tuleb nendega kogu aeg tegeleda seni, kuni eemaldume nendest ehk saame neist jagu. Immuunsuse pakk siis, suurepärane vahend, tugevdab organismi kaitsevõimet loomulikult, aktiveerib immuunsust, kiirendab paranemist. Nii immunity pack, komplekt immuunsuse tugevdamiseks. Suurepärane vahend ja ma näitan teile ka siit. Immunity pack, siuke väga hea vahend. Näha on midagi. No, on näha. Nii. 30 päeva, 5 toodet, vitamiinid, fütonutriendid, skvaleen ja mineraalid. Nii. Immunity packi koostis siis kuuluvad siuksed asjad. Liposoomne C-vitamiin, suurepärane vahend immuunsuse tõstmiseks. Samamoodi liposoomne D3 vitamiin, D-sprei. Nii, siis sipelgapukoor seleeniga ja shark liver oil ehk kaimaksaõli ja loomulikult kompositsioon koralmain vee mineraalidega rikastamiseks. Ja ükshaaval nüüd siis võttes C-vitamiin aitab kaasa immuunvastuse loomisele, osaleb kollageni tootmises, naha peamine struktuurkomponent. Saadab immuunrakud vigastuse koha juurde, aidates kaasa haavade paranemisele. Väga hea näide on, et te saate ise veenduda oma immuunvõimekuses, kui te kogemata vigastate enda kätt või mingi väikse kriimu saate, siis te näete lihtsalt, kui kiiresti sellesse kohta tekib siuke väike turse ja siuke võitlus, kus immuunrakud tulevad kaitsma vigastatud skafandrit. Nii, kaitseb organismi ökoloogia negatiivse mõju eest. Sisaldab siis askorbiinhapet kõige biosaadavamas liposoomses vormis C-vitamiin. Askorbiinhappe toetab naha kaitsefunktsiooni, takistades patogeenide tungimist organismi. Soodustab naha ja limaskestade kahjustuste kiiret paranemist.
C-vitamiin on tugev antioksüdant, mis kaitseb organismi väliskeskkonna tegurite negatiivse mõju eest, soodustab immuunrakkude, fagotsüütide, T ja B lümfotsüütide tõhusat talitust, mis aitab kujundada adekvaatset immuunvastust. Nii, järgmine. T3 sprei aktiveerib immuunrakkude tööd, T ja B lümfotsüüdid, toetab organismi antibakteriaalsete viiruse vastast kaitset. D-vitamiin defitsiit suurendab autoimmuunhaiguste riski. Väga tähtis. Sisaldab loodusliku päritoluga D3 vitamiini sprei vormis. D3 vitamiin piisavast sisaldusest organismis sõltub immuunrakkude õigeaegne aktiveerumine. D3 vitamiin soodustab kaltsiumi, magneesiumi ja fosfori omastamist, mis on ülioluline luukoe normaalseks arenguks. Lisaks sellele tõstab see päikesevitamiin närvisüsteemi vastupanuvõimet erinevatele stressiteguritele, hoides kokku organismi kaitsejõudude varu. Stress üks hullemaid tänapäeva immuunsuse langetajaid. Nii. C ja D3 vitamiinide liposoomne vorm. Liposoomne vorm tõstab selles olevate aktiivkomponentide biosaadavust, kaitstes neid lagunemise eest ja ennetades seedetrakti ärritust. Liposoomne kest fosfolipiidide lisaallikas, mis aitavad taastada kahjustatud rakumembraane. Kahekordne kasu. Sipelgapukoor seleeniga. Suurepärane vahend. Tarbimiseks aastaringselt, igal aasta ajal, suurendab immuunsust, parandab immuunsust. Aitab võitluses bakteritega, viirustega ja seentega. Aktiveerib mittespetsiifilise makrofaagid ja spetsiifilise immuunsuse rakke, kergendab üldseisundid põletikuliste haiguste puhul. Seleen siis osaleb immuunrakkude sünteesis, omab antioksüdantset toimet, aitab luua immuunvastust. Nii, skvaleen. Imeasi skvaleen on hapnikuvitamiin, antihüpoksant, parandab hapniku liikumist rakkudesse. Omab antioksüdantset mõju, aitab kaasa nahavigastuste paranemisele, võimendab kohalikku ja süsteemset immuunvastust. Suureneb immuunoglobuliinide IgG ja IgA tootmine. Jälle, suurepärane vahend. Näete, see ongi ka. Nii. Koralmain. No see on kõigile teada tuntud toodet, ilma milleta ei saa tegelikult terve olla, suurepärases tervises olla mitte üks inimene. Paraku kõik ei tea seda. Koralmain, see on siis mineraalide kompositsioon reliktkorallidest, mida kaevandatakse Jaapani Okinawa saare lähistel, mida nimetatakse veel pikaealiste elanike saareks. Paljude mineraalide allikas, kaltsium peamiselt, kaltsium, magneesium, kaalium, naatrium, ferrum, siis siliitsium, boor, kroom, mangaan, tsink ja teised. Reguleerib siis mineraalide tasakaalu, tugevdades organismi üldseisundit ja seega ka tema kaitsevõimet. Nii, Immunity Pack, boonuspunkte, see on juba selline äriline informatsioon ja palju ja kuidas teda hankida saab endale. Suurepärane pakend, kõik ühes pakis, juhised on ka juures, siuke väike raamatuke ja nendest programmidest, mis meil on ta siuke üks multifunktsionaalsemaid. Komponentide terviklik toime, kindel manustamise skeem on kirjas, tavapärase eluviisi parandamine, kontseptuaalne lähenemine tervisele ja Immunity Pack. Kaitse on aktiveeritud ja on tulnud siin vahepeal küsimusi ka, et kui tihti või oleks optimaalne teha sükest Immunity Packi.
No, siis inimestel, kel immuunsusega on enam-vähem kõik korras, siis oleks ka mõistlik teha 1-2, võib-olla isegi 3 korda aastas. Aga immuunsusega teda ei ole kunagi palju ja immuunsuse siuke seisund, siis mis võiks inimesel olla, et oleks nagu pidev siuke hea töövõime inimesel, seda esiteks on ja ütleme siis tänu sellele saabki teada, kui tihti seda teha ja ütleme niimoodi siis, et tasuks teha pigem tihedamini kui harvem. Ja, et kokkuvõtvalt siis ütlen, et tõstke oma sisemist võimekust võidelda mitte võidelda, aga olla just nimelt immuunne teie keha kahjustavate faktorite osas. Ehk mina teen seda 2 korda aastas vähemalt, aga põhimõtteliselt on mul kodus kogu aeg olemas enamus nendest komponentidest, mis siin immunity paki sees on. Ja esimesel siuksel mingi stressisümptomi ilmnemisel või mingil teise asja ilmnemisel ma võtan kohe kasutusse kindlasti sipelgapogoore. D-vitamiin ja C-vitamiin on mul kasutuses kogu aeg, igapäevaselt ja ei saagi öelda, et ma peaks neid lisaks veel võtma. Samuti korallivett ma joon ka regulaarselt iga päev vähemalt 1,5 liitrit, võib-olla isegi 2. Ja lisaks sellele veel palju erinevaid asju, aga see oleks nagu siuke miinimumpakk, mida saaksid lubada endale kõik tervisest lugupidavad inimesed. Et kui juba on mingi kriitilisem olukord, siis oleks teil olemas sisemine ressurss, millega siis kõigele sellele vastata. Nii et head tervist teile ja kohtume peagi. Tänan osalemast ja häid toredaid teadmisi, mis te saate tänasest päevast. Kõike head teile.